Tere tulemast vaatama Trinity äriõiguse nõuannet. Täna räägime veel kord juhatuse liikmete valimisest ja mõningatest erisustest, mis sellega seoses on osaühingute ja aktsiaseltside vahel. Osaühingu puhul valivad juhatuse liikmed osanikud või kui osaühingul on nõukogu, siis teeb seda nõukogu. Aktsiaseltsi puhul on olukord lihtne, kuna selle puhul peab alati olema nõukogu, siis valivad juhatuse liikmed ka nõukogu liikmed. Oluline erisus on aga juhatuse liikmete volituste tähtaegade osas. Aktsiaseltsi puhul valitakse juhatuse liige alati 3 aastaks, välja arvatud juhul, kui põhikiri näeb ette pikema tähtaja. Samas on oluline märkida, et põhikiri ei saa ette näha pikemat tähtaega kui 5 aastat. Seevastu osaühingu puhul valitakse by default juhatuse liikmed tähtajatult, kui siis põhikirjas ei ole ette nähtud mingisugust konkreetset tähtaega. Samas praktilise nõuandena tasub silmas pidada, et kui osaühingu juhatuse liiget äriregistrisse kanda, siis olla hoolas, et seal siis mitte märkida volituste lõppemise tähtaega, sest see võib praktikas tekitada lepingupartnerites küsimusi, et kas volitused on veel ikkagi kehtivad. Aga kui teil on selles osas täpsemalt küsimusi, võtke meiega ühendust, aga muidu kohtume järgmisel neljapäeval.